Tervist! Eelmises videos lubasin teile rääkida meie mitmelõõrilise korstna detailidest ja tegelikult on asi hästi lihtne, et mitmelõõrilistele korstnatele pakkuda ka samasuguseid renoveerimisdetaile, kui tegelikult vaja disainida ainult 2 erinevat klotsi. Ja kui neid siin omavahel sobitada, siis on võimalik teha korda need korstnad, mis on 2, 3, 4, 5, 6, 7 lõõriga. Et eriti puudutab see ventilatsioonikorstnaid. Nii, et võtame siis alustuseks 2 lõõriga korstna. Mul on siin üks 2-lõõriline telliskorsten olemas ja selle renoveerimiseks ei ole siis vaja mitte midagi muud kui 2 otsamoodulit. Et kuna otsamoodulil üks sein on siis 120 ja teine on 60, siis täpselt annab ta siis 2 lõõriga korstna välja. Nii, ja edasi ei ole siin muud midagi, kui lihtsalt klotsid üksteise otsa visata. Ja ongi valmis 2-lõõriline korsten. Et kui 1 lõõriga korstnal tuleb korstnaliim panna ainult 2 uue plokirea peale, siis mitmelõõrilise korstna puhul on siis segu vaja panna nii alla kui 2 ploki vahele. Tuleb siis segu sinna vahele kammida ja plokid omavahel kokku suruda. Nii, et ega siin ei ole keerulisem ka 3 ja 4 lõõriga korstnad. Nii, siin on nüüd 3 lõõriga. Siia on vaja siis nüüd otsamoodulit ka. Et läheb siis üks otsamoodul, üks vahemoodul ja teisele poole samamoodi otsamoodul. Nii, ja on 3 lõõriga korsten. Ja vahet ei ole 3 või 4. Süsteem toimib samamoodi. Nii, kui aga juhtub selline variant, et meil on nüüd selline korsten, kus on mõlemas otsas on siis 14x27 lõõr ja keskel on 27x27 lõõr. Mida siis teha? Et selleks puhuks tuleb siis kasutada natukene potsepaleidlikkust. Nii, et otstesse paneme siis 2 otsamoodulit. Nii, ja vahele võtame siis ühe 2 kivi mooduli ja rints aega lõikame tal lihtsalt 6 sentimeetrit kummaltki poolt ära. Nii, ja paneme selle siia siis vahele. Nii, et natukene katsetamist, natukene lõikamist. Siin on muidugi vaja täiendavalt siis ka armeerida, aga see kõik on võimalik, et on võimalik ka sellist korstnat ära lahendada. Nii, siis ma tegin veel ühe korstna, mis oli siis 4 lõõriga. Et siin sellisel puhul tuleks siis võtta need otsamoodulid ja mõlemal lõigata siis 6 sentimeetrit maha. Et ja siis panna nad kokku omavahel ja jälle võimalik ära lahendada.